Salgaja saatus. Kui ma olin 10-aastane ja tulin koolist koju, siis korraga seisid minu tee peal ette 3 minust suuremat poissi ja need küsisid nõudlikul toonil, kas sina oled ka see, kes see kabelis käib? Ja kabeliks kutsuti baptisti palvemaja. Aga mina ei olnud sellist väljendit kuulnud, sest mina olin ikkagi käinud palvemajas, mitte kabelis. Ja mulle seostus see kabel kabega. Ja ma mõtlesin, et nad mõtlevad kaberingi. Ja ma võisin julge südamega öelda, et ei, mina ei käi seal. Kui ma kodus sellest rääkisin ja sain teada, et kabeli all mõtlesid nad palvemaja, siis ma nii ehmatusin ära, mul tekkis südamesse selline koorem ja ma teadsin, et ma olen Jumala salgaja. Ma kahtlustan, et me kõik ühel või teisel moel. Me oleme pettunud olnud iseeneses. Me oleme pettunud oma usus. Kogu kristluse keskpunkt ei ole see, kui keegi langeb, vaid see, mis juhtub pärast. Me oleme vahel katki, me oleme vahel väga rumalad, me oleme vahel isegi päris vastikud oma inimlikkuses, aga kui sa kukud, kui sa langed, võib-olla kui sa salgad, siis ära lase ennast murda saatanal, kes ütleb, et sinust ei saa kunagi asju. Sa oled põhjas ja siia sa jääd. Lase murda ennast Jumalal oma armuga, kes ütleb, sinu nõtruses saab minu vägi täielikuks. Uue Testamendi sõnum on see, et salgaja saatuse ei määra tema tegu, vaid salgaja saatuse määrab Jumala armastus. Ja see, kas me oleme valmis vastu võtma Jumala armuvõimalust.